nagu näete, siis juht on muutunud vahepeal. Auto on muutunud vahepeal. Auto on muutunud. Mis toimub? Mis autoga tegu on siis? Tegu on Audiga. Audi A6. Audi A6. Nagu see nii naljaks, et mingis podcasti osas vaata, ma ütlesin sulle. Teeme, mul on vaja autot. Ja nüüd mul ongi auto. See ei olnud mitte päris kaua aega tagasi. Jah, seda enam nagu on äge või nagu haige. Et just ma rääkisin, et ma tahan autot ja mul on vaja. Ja nüüd ongi olemas. The fuck? Saab natuke minu see nii. autakene puhkust. Saab puhkust, jah. Kuidas siis vahepeal läinud on? Me oleme päris pikalt tegelikult siin eemal olnud. Ja. Paar nädalat juba. Mis siis vahepeal toimunud on? No minul on elus suured muutused. Ma kolisin sain uue kodu, sain uue töö ja sain auto endale. Nii et nagu completely nagu 180. Ja jah, muud midagi. Nagu väga nagu midagi sugust suurejoonelist rohkem ei ole. Need on nagu 3 põhiasja. Aga muidu elu on siuke pidu. Elu on pidu praegu. Et me väga palju praegu käime sõbrantsidega väljas. Põhimõtteliselt iga nädalavahetus me nagu teeme midagi. Aga nagu see on mõnest nii äge, sest nüüd me nagu näeme nii palju rohkem, kui me varasemalt nägime. Et jah. Mis mõttes? Eelist varem me nägime võib-olla 6 korra, nüüd me näeme põhimõtteliselt iga nädalavahetus. Selles mõttes ma mõtlesin, et te käite ja siis te näete mingeid asju kuskil. Näeme nüüd palju rohkem, silmad on palju rohkem avatud. Ei, nagu 11 näeme tihemini nüüd, vaata. 12. 11 on nagu see number, vaata. Miks 11 ei või öelda? Ei, võib. Hakkab pihta jälle see, et ma räägin valesti ja sina muudkui parandad. Okei, jah. Kuidas sul? Minul on same old. Mitte midagi pole muutunud vahepeal. Ma levitsin praegu mingile tüübile, ma ei tea, kes see oli. Või nagu auto tuli vastas, ma tegin niimoodi. No clue, kes see oli. Mul vahest meeldib. Sorry, ma segasin täiega vahele praegu. Aga vahest ma teen niimoodi mingitele võõrastele, lihtsalt et mõtleks nagu terve õhtu, et oh my god, kes see oli. Ja siis ma vahest vilgutan tuledega ka, et politsei on kuskil, aga tegelikult ei ole nagu. Ma olen ka teinud niimoodi. Seda lehvitamist ja. Jah. See nagu endal nagu igav siin roolis vaatamis nagu mingi põnevus. Okei, sorry. Nii, räägi. Jaa, nüüd ma sinu jutust lähen kohe edasi. No. Et tegelikult on nii huvitav see, et kui sa sõidad nagu pikemat maad ja näiteks sinu ees on kogu aeg olnud mingi auto või sinu taga ja siis, et näiteks teine sõidab teisest mööda või mingi siukes, kuidagi tunned, et te olete nagu kuidagi sõbrad nüüd või ma ei tea, teil on nagu mingi bond või? Et kuidagi kaidite teineteist nii-öelda seal, et teine läheb mööda, siis näiteks teine niimoodi, kui on öösel sõidad ja uni tuleb peale, siis on tegelikult päris hea niimoodi seda kassi ja hiirt mängida. Vaata. Mitte, et midagi ohtu ei paneks, aga just, et selline kuidagi, see on nii veider, võib-olla see on täiesti mingi ettekujutus peas, aga kuidagi on, et näiteks kahekesi olete selle tee peal, siis te sõidate koos. Aga minust see on ülitõsi nagu ja niimoodi nagu reast ongi. Mida? Et ma ei ole ainuke siis. Üldse mitte. Ja mul oli nüüd niimoodi, ma sõitsin Kiviõlist, ma käisin trenni andmas. Sõitsin Kiviõlist Tallinnasse ja siis üks tšikk, keda ma nagu läbi tööalaselt siis nagu sain temaga tuttavaks, siis ta järsku kirjutab mulle, kus sa oled? Ja ma olin mingi what the shit, kas ma pean kuskil olema või nagu kas mingi trenn on praegu, et ma pidin seal olema või nagu mis toimub, vaata. Siis ta oli mingi, nagu me sõitsime selle autoga nagu ülikaua nagu samamoodi, vaata, et tema oli minu ees, ma läksin mööda, siis ta tuli mulle järgi ja siis me sõitsime nagu koos niimoodi. Ja siis tuli välja, et minu see uus nagu sõbranna oligi seal autos. Siis ma olin mingi, oh my god, jääme seisma, vaata, räägime juttu ja siis me jäimegi. Et nagu nii haige. Jah, ma ei tea, väga tore. Üliäge. Ma olin nii šokeeritud, ma olin, what the fuck. Ma tõesti esimene mõte oli, et ma pean olema kuskil, vaata. Kas ta on sul kuskil Snapis ka või? Ei. Ma mõtlesin, et äkki vaatas kuskilt Snapi mapi pealt. Ei, ta lihtsalt nägi, et tuttav auto ja kui ma mööda sõitsin, siis ta nägi, kes on roolis, vaata. Ja siis ta oli kohe kirjutaski mulle mingi, kus sa oled? Kus sa sõidad? Okay. Aga jah, ei, minul on selles mõttes kõik sama jah, praegu hetkel, et käin tööl ja ootan puhkust ja... Millal su puhkus tuleb?
oktoobris, siis kui minu sünnipäeva nädalal, siis Same shit, different day, jah? yes. Kahjuks või õnneks, ma ei tea. Aga noh, selline kerge koll on ees nagu sellest, ma ei tea, no ma olin vahepeal haiguslehel siin ka ja siis kuidagi raske on nagu minna jälle uuesti sellesse töörutiini sisse sulanduda ennast nii-öelda, et kuidagi ei tõmba üldse käima. Pikalt teinud ka seda tööd juba siis ja nagu siuke nagu oh my god, here we go again. Aga jah, mõtlen nagu, ega me koos vist eriti midagi hetkel teinud ei ole. Ainult shoppamas käid. Jah, ja söömas. Shoppamas ja söömas. Et meil sellist jah. Noh, kolisime ka siis põhimõtteliselt Lisetel oli siin auto katki peale seda ja need on nagu, oleme koos nagu olnud. Aga noh, siis on olnud sellised hetked, et see pole nagu sobilik olnud filmimise jaoks, et miks meil siis nii-öelda see vahe tuli, nagu me eelmine kord siis selgitasime ka, et võtame siukse pausi, mitte et enne seda juba ei oleks olnud seda pausi. Aga meil ei ole nagu seda, et me ei lõpeta midagi ära, et selles mõttes ärge muretsege. Asi läheb ilusti edasi. Vahest on vaja lihtsalt nagu astuda korraks kõrvale ja hingata ja vaadata sellele asjale peale, et kuidas see asi on ja kuidas me saaksime veel rohkem nagu paremaks seda teha nagu teie jaoks ja meie jaoks. See kõlab nagu... Ei, see kõlas praegu nagu mingi suhe, vaata. Ma vahepeal pean astuma kõrvale, et sul oleks parem ja mul oleks parem. Aga see ongi nagu suhe ju. No tegelikult küll, jah. Niimoodi suures plaanis tegelikult nagu ongi suhe ju. Suhe enda nende inimestega, kes seal teisel pool meid viitsivad vaadata ja meie kuradi lolli möla siin nagu taluda põhimõtteliselt. Jaa. Et aga meil on endal lõbus, siis loodame, et teil on ka. Jaa. Ja lihtsalt ühesõnaga, see paus oli vajalik selle jaoks, et natuke teha muutusi, natuke mõelda, reflektida ja siis olla teie ees veel paremana kui kunagi varem, nii et siin me oleme. Juhu! Oota, kui ma küüsi. Ma käisin küüntes, nüüd on bängeres küüned. Sorry, ma jälle segan vahele. Mul järsku on nii palju rääkida. Ma ei rääkinud isegi midagi. Ei, ma ei tea, mul järsku tuli tuju. Ühesõnaga, ma käisin kõige sussimas küünteplace'is üldse. Kuskil siuke, et see näeb välja, et sa saad haiguse sealt. Seal ma käisin. Ja väga hirmus oli, tädi oli nii kuri mu peale. Ta viilis mu küüsi nagu mingi... Ta oli nagu nii kuri. Ja siis... ma nagu ei käinud jälle pikalt küntest, mul ei olnud nagu ühte kindlat inimest, kelle juures käia. Ja siis nüüd ma leidsin ühe tšiki ja ma käisin ta juures eile. Eile käisin, jah? Oli eile või? Jah. Ja vaadake, kui ilusad. Ta ütles mulle, et ta lõikab, tähendab noh, et laseme need ühemaks teha ja nagu väiksemaks ja kuidagi, siis tuleb seda aru mingid kuradi mõõdad on. Need on nii ilusad. Ennem olid pigem siuksed nagu ovaalsed või siuksed nümaramad. Nagu pika tikaga pealt, nagu, et polnud nagu teravust ja mulle meeldib, kui on teravus ja mu lihtsalt käed on nagu nii ilus ja ma just nagu... Sorry, okei. Ei, ma nüüd lõpetan. Nii ilus on lihtsalt. Ma lähen varsti küüntes. Kui me siin küüntest räägime. Aga ma ei taha shoutouti teha, sest muidu tal on kõik ajad täis ja siis ma ei saa ise küüntesse, nii et... Jah. Et Instagramist näete varsti. Siis ta tegi pilte ka ja siis ta paneb üles, ma repostin raudselt. Okay. See on tegelikult ju see, et sa kolisid Tallinnasse ka, vaata, sa ei pea seda pepperspreid on tal kaasas, nagu sul on need killerid võtta kohe. Vaata silma. Jah, vaata, kas sa tead seda nalja, et keegi tuleb ja teeb niimoodi ja siis sa teed nii ja siis teeb niimoodi. Seda lõppu ma ei teadnud. Seda ma teadsin, et vaat nii, siis ta ei saa sulle näppu silma panna. Jaa, aga siis teeb niimoodi. Ega need küüned on täpselt siukse vibe'iga, et lähen lõikan oma eksmehel rehvid läbi, vaata. Munad maha. Või munad maha, mis iganes. Nagu need on siukse vibe'iga, of course, ma never ei teeks seda chill, aga lihtsalt need küüned annavad siukest nagu mingi babish. Okei. Yes. Siis ma hakkasin ju tantsimas käima, kas ma sellest rääkisin või? Ei. Tantsimas hakkasin käima. Kas see lause oli väga ebakorrektne eesti keeles? Ei, ta ei ole mingi strippar. Eiga, kuula. Tantsimas hakkasin käima. Hakkasin tantsimas käima.
see kõlas mu lihtsalt see, kui ma ütlesin selle välja, see lause kõlas nii valesti nagu eestikeelselt ebakorrektselt. Mitte striptiisitel kuskil nagu, mitte et sellel ka midagi viga oleks, aga... Miks nad üldse peaks arvama, et strip? Hakkasin tantsimist käima. Bad bitch. Ei, nagu mõni paneb üks kokku ja... Ei ole üks, ega 0 ja 0. Ei, lihtsalt tavaline tantsutrenn, võistlusgrupp nagu siuke nagu ikka võtame asja tõsiselt. Ja nii äge, mulle nii meeldib. See meie treener, minu treener on siis Grit Arvis. Vist ütlesin või? Jah. Ta on nii tore, ta võtab asja nii tõsiselt, mulle meeldib see. See on tema töö ju. No jaa, of course. Aga lihtsalt ma tunnen, et nagu kavad on nagu nii mõnusad, et nad on nagu, nad ei ole nagu tilulilu, päriselt saad nagu challenge'i ja ma tunnen, et ma olen juba tegelikult nagu kaua, ma olen trennis käinud 3 nädalat nüüd või. Et ma tunnen, ma juba olen arenenud nagu nii palju, mis on nagu haige, vähem kui 6 ajaga. Ma tunnen, et ma olen nagu parem tantsija kui siis, kui ma sinna saali sisse astusin esimest korda, vaata. Aga see tähendab tegelikult, et me 3 nädalat ei olegi filminud ju. Nagu päriselt. No võimalik. Andke meile andeks. Meie padud. Annavad ikka. Vähemalt tuleme tagasi, vaata. Nüüd on tänu tegelikult sellele, et Lisette mitte see, et ta tantsimas hakkas käima, aga see töö nüüd, mis ta endale sai. Nii, oota, ma täpsustan. Pärnust kolisin EMS-i juurde, EMS-i juurest kolisin Tallinnasse, otsisin Tallinnasse tööd, sain töö nagu EMS-i juurde, maale, aga nagu, doesn't make sense, aga siuke mu elu on praegu. Et siis nädala sees ma olen maal, teen tööd, elan EMS-i juures, nädalavahetused linnas. Jah, et siis me saame põhimõtteliselt rohkem koos olla. Täpselt. Sinna ma tahtsin nagu sellega jõuda, et siis meil on rohkem aega tegeleda selle podcastiga ka ja kõikide muude asjadega, mis siis sellega kaasnevad. Sama ka, et me saame vaata niisama chillida ja hängida, nagu meile meeldib. Et see on minust täitsa positiivne. See on väga positiivne. Sest et varem oli see, et ma pääl ära, sest ma olen terve päeva rääkinud. Aga terve päeva tund aega. Vahepeal ühesõnaga. Varem oli see, et üks on ühes linnas, teine on teises linnas ja siis, et kuidas me nüüd kokku saame, millal me klapitame ja. Aga nüüd on nagu chill, et me oleme koos väga palju, vaata. Ja nii minu sõidame ringi kogu aeg igal pool, nii et siis saabki filmida. Mõtteid on tegelikult kogu aeg pea täis. Igasuguseid mõtteid. Mitte mingid enesetapu mõtteid, ärge võretsi. Depressiivse tõesti väike linna. Ei, sellist häda meil ei ole. Meil elu on liiga ilus selleks, et... Elu on nii ilus. Jah, et igasugust jamma mõelda. Mul on täiesti, ma tunnen, et autosõidust ma saan mingit nagu 3x-i nagu suurendatud dopamiini. Et nagu... Eile sõitsin Tallinnast maale ja lihtsalt nagu praegu põhimõtteliselt päike loojub ja nagu ilm oli nii ilus ja mingi nagu nii mõnus oli lihtsalt ja siis ma lihtsalt nagu olingi siin rooli taga mingi ma olen nii tänulik mingi tähega. Ma nagu viimasel ajal hästi palju tunnen tänulikkuse tunnet, mis on tore. Ja ma seda tunnen, siis ma ei ole mingi bitch vaata. Ma olen hea inimene, ma tunnen oma tänulik. Sa oledki tore, vaata, kes sind kasvab. Sa oledki tore. Ei, muidugi jah. Aga lihtsalt jah, ühesõnaga, mul on praegu siuke aeg elus, kus ma tunnengi, ma olen hästi tänulik, ma tunnen, et ma olen nagu muutumas ja see on äge. Eks see uus algus on alati toob endaga kaasa muutuse tegelikult, vaata. Samas sellised ebamugavad kohad, vaata, siis panevadki liigutama, et täpselt. Täiesti peres, mida ma teen, kuhu ma lähen, kes ma olen, kust ma tulen. Jaa, sest et oligi põhimõtteliselt, no enam vist ei ole 6 aega tagasi. No umbes siuke 6 pool äkki tagasi. Ma mäletan, ma lihtsalt istusin voodis, mitte istunud seal, vaid pikutasin ja mõtlesin, et mingi mida pekki, mida ma teen, mul ei ole nagu mitte midagi. Ma olen täiesti nagu nulli ringis on ja, et nagu mis küll saab, aga mu sisetunne nagu ütles mulle, et kõik saab korda, vaata. Ja nüüd oligi, sõbrantsiga rääkisime nädalavahetusel, et nii haige on nüüd tagasi mõelda sellele Lisetele, kes oligi tegelikult ju nii vähe aega tagasi, umbes oligi 6 pool on ja. Et
mida ta siis mõtles, mida ta tundis ja milline on elu nüüd, et tegelikult nii väikese ajaga võib nagu nii palju muutuda. Ehk siis, ma pean ikka midagi õpetlikku ka ütlema, ehk siis kui sa tunned, et sa oled nagu nii, ära tule tee peale. Ja kui sa tunned, et sa oled nagu täiega augus või et midagi on nagu nii halvasti ja sul on siuke, vaata, sellel hetkel on siuke tunne, et nagu mitte kunagi mitte midagi ei muutu või et ma jäängi siia või nagu siuke, et noh, et kui on perses, siis ongi perses, vaata. Aga tegelikult ju ei ole. Et nagu aeg parandab kõik haavad, või noh, ma ei tea, kas haavad, aga ühesõnaga kõik olukorrad. Jah, et ühesõnaga, kui sina praegu tunned, kui sa kuulad seda ja kui sa tunned, et elu on nagu nii kehva ja kõik tundub nagu siuke same old, mõttetu, sul on igav, sa nagu kõik on mingi lappes, siis tea, et see ei kesta igavesti. Et kui mina olen nagu reaalselt ehe näide, et väga väikese ajaga võib väga palju muutuda. Okei, õppetund sai läbi. Ei, eks see tegelikult paljudel inimestel ongi, vaata. Sa oled täiesti omadugu jummala perses, nagu sa ei, reaalselt ongi nagu, mis siin toimub. Mis asi see üldse on nagu, et midagi nagu positiivset on nagu raske leida oma elus. Tegelikult kuskilt täiesti sellisest üllatavast kohast võib tulla. Solgi ämbrist hakkab päike paistma võib-olla. Reaalselt. Et nagu kõik läheb ainult paremaks. Ja üks asi veel, mida ma tahan rääkida, mis on mu hiljutine enda kogemus. Kes ei riski, see šampust ei joo. Sest et reaalselt mul oli võimalus minna ühte kohta tööle või noh, okei, mul oli võimalus, aga see oli siuke 50-50, sest et mina ja üks teine tüdruk olime nagu, et kumma nad valivad põhimõtteliselt. Ja enne kui ma sain teada, et nad on 50-50, nagu ühesõnaga nad helistasid mulle, ütlesid, et jaa, kuule, siuke lugu, tule mingi proovi ajale, et me ei suuda otsustada, kas sina või see teine tüdruk. Ma mingi, et okei, nojah, mis ikka vaata, mul see oli mu ainus võimalus, ma mingi okei, no lihtsalt lähen ja performin ja loodan parimat. Täpselt peale seda kõne tuli mulle kõne sellelt töökohalt, kus ma nüüd olen. Ja nemad olid mingi, et joo, me tahame sind nagu täiesti out of the blue, sest et nagu okei, ma ise regasin, on ju, obviously. Sa pead ikkagi ise ka midagi tegema selleks, et asi muutuks. Aga et ma nagu andsin endast märku, siis ma tegelikult kadusin ära ja ma ei vastanud üldse meilidele. Mida ma teen praegu? Ma sõidan terves aega, mul ei ole turvavööd peal. Oh my god. Sul ei hakka karjuma ju. Sa tunned ennast eriti mugavalt. Ma ei tea, ma praegu vaatan turvavööd peal. Mis asja nagu? Tunned imelik nagu midagi ei ole nagu õige asi. Andke andeks. Kuradi huligaan. Jah. Mul auto oleks sammu karjunud juba. Sorry, jah. Et teisest kohast helistati ja nagu meil oli nii äge nagu vestlus, meil täiega klappis, energia oli nii paigas, ma mingi, oh my god, nagu nii äge võimalus, aga mul on ju see teine asi, vaata, et mida ma teen ja ma reaalselt istusingi oma sõbrantsidega maha, me panime, me ei pannud tegelikult plusse ja tegelikult panime küll, aga lihtsalt mitte kirja, vaid nagu rääkisime läbi, et mis on plussid, mis on miinused ühe töö juures, teise töö juures ja ma olin lihtsalt mingi, nojah, nagu riskit for the biscuit oli minu mentaliteet sellel hetkel. Ja here I am eating my biscuit, nagu elu on nii ilus. Ehk siis see oli bunch of nonsense, millest keegi ei saa aru tegelikult, kui ma ei räägi päriselt, mis koht või mis iganes, aga ma eeldan, et te saite aru ja üks õppetund, ma ei tea, mis mul on õppetundide värk on praegu, aga üks õppetund veel, et riski. Siis on elu on kohe põnevam ja ägedam. Okei, kõik. Ja alguses sai ka hästi toreda sul see, et sa läksid ju Saaremaale nädalavahetuseks üksinda. Ja ma käisin üksinda Saaremaal. See oli hirmus, aga tegelikult ei olnud üldse mitte midagi. Ma kartsin kõige rohkem seda praamisõitu või nagu, ma just olin vaata auto saanud, on ja siis ma mõtlesin, et issand, kuidas ma nüüd lähen sinna enda selle uue autoga sinna praami peale, äkki keegi, ma ei tea, tuleb, paneb uksega, mis iganes, ikka kardad, on ja. Ei olnud üldse mitte midagi hullu. Ja siis ma chillisin seal kuskil Kuressaare hostelis ja siis käisin lihtsalt Kuressaare peal ringi ja see oli siuke väga tore getaway nagu täiesti üksinda. Nagu üliäge. Oleks võinud seda vlogida teile, aga
mul ei ole mälu. Keegi mõtleb, miks mu blooge ei tule. Minu käest on küsitud ka viimasel ajal, kus juures, millal bloogid tulevad. Aga mul ei ole mälu, ma ei saa filmida teile. Sorry. Siis me ostame mälupulga, sa tõmbad kõik... Ei, mul on vaja kõvaketast, välist kõvaketast. Või kõvakett, mitte pole nagu mis iganes. Paned selle peale, saad tühjaks oma telefoni. Jah. Ja, nii. Kas sa tahad veel midagi rääkida enda elust? Et sa tulid tagasi, siis oli ka siuke seiklus ju kohe selle autoga ja... Nojah. Sellest ma ei taha rääkida. Jah. Et siuke huvitav pühapäev oli. Siit oli jah, terve nädalavahetus saarel. Aga selles mõttes oli äge nagu, et isegi mina nagu, kes ma olen ammu juba täiskasvanud, on ju. Isegi mina ei ole üksinda saarel käinud. Ja sellised asjad, see kõlab võib-olla mõne jaoks nii lollilt, aga nagu üksi või nagu üksi oh my god, teha asju üksi, mida sa muidu teeks kaksi, on väga kasvatav. Ja. 3. õppetund. No tegelikult on niisama ka, et kui sa oledki näiteks, ma ei tea, kuskil linnas võib-olla ja mõtled, mul on nii igav, aga vitsi nagu inimestega ka nii palju suhelda ja kõik on kuradi koppa ette visad. Lähed üksinda kinno näiteks või lähed kohvikusse, why not, on ju. Viid ise ennast teidile nii-öelda. Mukidki ennast üles ja teed ennast. Paned kontsad, värgid, särgid kõik ja siis sa lähed ja triidid ise ennast. Ennast on nii hea, selline mõnus. Naised tunnevad ennast naistena, why not meestena ka seda teha, on ju. Sest meid vaatavad, meil on mehi ka, kes meid vaatavad siin. Kuradi mähka. Nagu ikka. Et mehed ju võivad ka seda teha, et lähete kuskile kinno või teatrisse vaata vist ei läheks päris üksi või? Miks mitte? Ma ei tea, nagu see on, vaata, mina muidu olen väga siuke inimeste inimene. Mulle meeldib see, et niisamaga näiteks me käisime Lätis, on ju. Või et sa lähed ja sõidad kuskile, siis on nii, et sa saad kohe nagu niimoodi laivis nii-öelda jagada oma emotsioone. See on nii äge, see vaata mingid asju nagu arutada ja ma olen hästi siuke, hakkan kohe jagada nagu tahaks. Aga kui sa oled üksinda, siis üksinda. Nii. Et siis sa nagu jääb see kuidagi, see emotsionaalne osa jääb nagu ära vaata. Siis peabki vloogima. Siis on nagu... Kadus ära, kuule. Nad tuli korraks ainult siia ette. Ma võtsin kinni selle pärast. Ei no jaa, aga ta tuli üles ja siis jäi see... Ta ei jäänud ette nagu. No sõber tuleb mu kõrvale, jah. Tüle, kui julged. Aga ma ei näe tegelikult, kas ma olen ilusti joonte vahel, aga ei ole oluline, sest et ma olen blond. Ja ma ei peagi ilusti parkima. Siin oli. Aga... jah. Okei, nii. Meil on uus kontseptsioon. Me loeme teile ette Redditi storiesid ja arutame nende üle. Seda? Yes. See story põhimõtteliselt praegu, mis on Redditist võetud, on 3 päeva vana ja see on Eesti Redditis siis. Jutt on siis selline. Kui mina oma mehega tuttavaks sain, oli ta armas ja tundus hooliv. Mida rohkem me koos oleme olnud, seda rohkem ta muutub. Tänaseks oleme olnud koos 5 aastat. Ja kõik suuremad ostud paneb ta ruttu kas enda nimele või tahab, et ma ostaksin läbi tema firma. Näiteks ostsin ma meie perele uuema auto. Autot ostma hakates kirjutas ta ruttu auto enda nimele, ilma minuga arutamata. Kuigi mina andsin raha müüjale. Sünnipäevaks pole minu mees mul ammu midagi kinkinud. Meil on ka lapsed. Mees tõi eelmisest suhtest lapse meile perre, minul on oma ja koos tegime ühise. Ka laste pealt näen, kuidas minu enda lapsega käitutakse külmalt. Elame majas. Midagi majas ei tehta, sest ikka veel pole ma pool oma maja tema nimele kirjutanud. Kui ma tahan meie pereautoga kuhugi minna, näiteks oma lapsele trenni järgi, siis ei tohi ma autot võtta. Sest see on tema auto. Kodus olen kõik suuremad asjad ise ostnud. Kõik kasutavad. Kas ma tõesti elan mehega koos, kes on omakasu püüdlik ja varas?
su mees on gold digger. Täitsa perses ju. Väga räme, jäta maha. Ei, aga reaalselt nagu mis mõttes? Et sa põhimõtteliselt annad ise nagu raha, sinu materiaalne selline nagu perele hüvang läheb siis nii-öelda suunatuna, et nagu pere hüvanguks ja siis see mees mingi kähku endale kiiresti ja majas ei tee sellepärast mingit remonti ega midagi, sest pole tema nimel veel. What the fuck nagu? Nii juba. Üritab nagu enda tagalatega kindlustada, vaata. Ja siis raudselt viskab selle naise välja või... Jah, sest tegelikult sul pärast ei olegi mingit õigust seal olla. Jah. Kui sa annad kõik mehele ja siis ta jätab su maha ja siis sa oledki täitsa ilma nagu kõigest. Ja see, et ta sul lapsega ka käitub nagu nõmedalt on nagu väga haige. Jah, et te olete nagu otsustanud koos seda nagu elu teha ja põhimõtteliselt teil on eraldi enda lapsed ja teil on veel ühine laps ka, onju. Ja siis, et sinu laps, kes sul oli varasemast kooselust, põhimõtteliselt jäetakse nagu kuskile tahaplaanile või? See näitab tegelikult ju väga selgelt, mis inimesega on tegu, onju. Ja pluss kõik need lisad sinna juurde, aga vaata, see ongi see, et kui sa oled sellises suhtes ise, siis sa oled nagu armastus on pime, vaata. Tegelikult ei taha või võib-olla praegu, kui ta nagu, see on ju ainult 3 päeva tagasi kirjutatud siia. Et võib-olla nüüd, kui ta kirjutas selle teksti siin välja, äkki ta siis nagu tuleb rohkem see loe ise oma kirja, vaata ja mõtle ise, mida sa nagu teeks. Et kui sinu sõbranna, jah, et tuleb ja nagu ütleb, et kuule, mul on selline variant, et mis sa nagu teeksid, vaata. See on nagu mingi et nagu okei, oleks siis asi nagu ainult materiaalne, siis võib-olla veel pigistaks silma kinni, kui tegelikult on ju väga hea mees ja mis iganes, siis okei, Savi, ole siis õnnelik oma kuradi asjadega, onju. Aga see, et sa hakkad juba nagu, et inimeste elud ja hinged on vaata mängus, et see väike laps ju mõtled, saab mingi eluaegse trauma sealt lihtsalt, et ta kasu ei saa nagu ei, et ta saab trauma sealt, et ta kasu ei saa nagu käitub temaga nagu mingi tüki sitaga, vaata. Et see lihtsalt sellepärast, et sa ei ole mingi minu tehtud, vaata nagu. Jaa. Siin kommentaarides on ka, et paljud kirjutavadki, et jah, et meessoost kullakaeva oled endale leidnud. Et kui lahku peaksite minema, siis oled suure tõenäosusega kõigest ilma. Jaa. Et kui lahku ei lähe, siis oled ka üsna ilma. Jah, täpselt. Et vahet pole, kumma sa siis valid, sa oled ikka nagu... Ja siis see autor kirjutab, ma proovin ennast lohutada, et tegemist oli kõigest 8000 autoga. Maksumuse koha pealt. Ühtepidi on see suur summa, aga teisalt ma näen, et ma ei saa midagi teha, kui valvas olla ja püüda rahalisi asju mitte mehega koos teha. Tegelikult ta peaks tegema eraldi mingi konto endale ja proovima kuidagi hakata seal enda mingit seda tagalat kindlustama, sest kui selline vend on seal mängus, siis nagu... Aga samas maja on tema nimel, on jah? Visaku see mees välja. Jaa, maja on tema nimel. Viska mees välja. Ütle, võtame auto, mine ela autos ja have a nice day ja elad enda lapsega seal majas edasi. Ja usu mind, maailmas on tegelikult nii palju inimesi ja raudselt või ma usun, et iga inimese jaoks on nagu mitu inimest, kellega sul on väga hea olla koos. Jah, et kui sa oled... Jah, sorry. Ehk siis kindlasti nagu, kui sa pead lihtsalt lahti laskma sellest, et saaks tulla su juurde uus, kes päriselt väärtustab sind ja väärtustab su last ka, mitte nagu ei väärtusta sinu autot ja mingi su maja. Jah, ja ei liiguta seal lillegi sellepärast, et maja pole tema nimel. Jah. Aga see meenutab kohe mul ühte inimest, kellest ma üldse ei tahaks rääkida. Ma ei räägi ka selles mõttes, onju. Kes on ka selline, kes nagu me lihtsalt teame, nagu eluliselt on niisugune inimene, kes on, see ei ole kindlasti ainuke juhtum, on neid teisigi, kes on väga ülimateriaalsed inimesed, kes nagu, kui inimestel raha on, siis on armastus silmist pimestavalt suur. Ja kui inimesel tööd pole ja raha näiteks on napib, onju, siis on kohe mingi vist hakkavad tunded ära jahtuma või midagi siukest, vaata. See on nagu, pikemat aega see kestab niimoodi ja see tegelikult ei ole üldse nagu, palun tehke oma fucking silmad lahti, see inimene tahab ainult su raha saada. Ma ei saa aru, miks inimesed või nagu nii paljud inimesed on nii nagu, ongi materiaalsete asjade peal väljas, et nagu näiteks sa võid tutvuda mingi inimesega, tal võib-olla ei ole nagu sentigi hinge taga, onja.
aga ta on nagu su soulmate, sa lihtsalt tunned temaga on nagu kõik on nagu perfect, onju. Ja ta võib-olla ehitab ennast niimoodi üles, et ta lõpuks on nagu rikas ka, vaata. Et te teete nagu koos impeeriumi. Jah. Aga võib ka olla vastupidi, vaata. Et sa võtad selle mehe, kes on mingi hull, mingi fa ja kõik on mingi ülitore. Ta võib ilma jääda nendest asjadest ju. Või nagu materiaalsed asjad ei ole nagu püsivad või nagu need ei ole ju garanteeritud, et need nagu, või noh, et on sul nagu nüüd terve elu, onju. Ehk siis nagu, ma ei tea, nii lamp. Seda asja isegi peaks arutama, see on nii obvious, et sa nagu... Aga vaata, kui sa oled selles situatsioonis sees ja võib-olla nagu, noh, ta kirjutas seal ka, et ta ei olnud alguses selline. Et... Aga nii, teooria. Võib-olla see mees plaanib seda naist maha jätta ja siis ta üritabki kõik nii palju praegu veel viimast võtta nagu endale, kõik need materiaalsed asjad, et see naine siis lihtsalt nagu öelda talle, et aga sind ei hoia siin mitte miski kinni head aega. Et sind ei hoia kinni auto, sind ei hoia kinni maja. Ja siin üks soovitab, et hoia kõik ostuarved alles ja neil oleks sinu nimi. Tegelikult on, kui see naine maksab nagu kõikide asjade eest põhimõtteliselt, on ju, siis tegelikult hiljem, kui asi peakski minema kohtusse, noh, Eestis tegelikult see kohtusüsteem ei ole nagu nii, pole nagu Ameerikas või seal Inglismaal on iga asja eest põhimõtteliselt kohtusse kaevatakse, aga noh, tundub, et siin tänapäeval on ka see mood, et mingi lambi asjade peale nagu kohtus käiakse, et ma usun, et kõik on sellega kursis. Et siis äkki, noh, kui on ikka väga siin, noh, terve su elu on põhimõtteliselt on the line, et siis sa põhimõtteliselt saad tõestada, et sina oled need asjad providinud sinna sellesse perre ja et sellel mehel ei ole nagu mingit õigust. Next. Jaa. Teine on ka Eesti Redditist võetud siis. Ja see on 5 tundi tagasi. 4 aastat suhet läbi, sest suhtlesin teisel pool maailma elava meessoost tuttavaga mängust. Nagu geimer, vaata. Postitan, sest soovin aru saada, kas olen ikka ise käitunud valesti ja mu käitumine ei lähe kokku monogaamsusega ning millised üldse Eesti meeste suhtestandardid sellise asja suhtes on. Kunagi Covidi ajal sai veidi rohkem hardcore mängitud ühte mobiilimängu, kus oli International Clan ja sealt tekkis kunagi ka grupi chat 3 mängijaga, kellega rohkem koos mängitud sai, sest tiimitöö sujus. Nüüd aastaid hiljem üks inimene sealt kirjutas mulle eraldi Instagrami DM-i, uurides, kuidas läheb, et võiksime mängu naaseda ja nii edasi. Suhtlesime täiesti platooniliselt. Paar päeva hiljem, kui ta midagi kirjutas, siis mu kaasa nägi teavitust ja oli koheselt pahane, mis omakorda ajas mind pahaseks, sest see tundus veider reaktsioon ning nimetasin teda insecure. Üritasin veel õhtu jooksul temaga rääkida ja leppida ning blokeerisin ka tolle tuttavaga koheselt ilma selgituseta Instagramis ära, kuid ta ei soovinud rahulikult seda enam arutada. Täna hommikul ärkasin selle peale, et olen maha jäetud. Kopeerin mõned tema põhjendused. No siin on ingliskeelne tekst, et ükski mees ei peaks olema rahul, kui tema naine chatib võõraste kuttidega nagu fuck off, on ju. Et sa lihtsalt ei tee nagu sellist asja, on ju, noh, mis iganes. Nii. Võid uurida, kuidas nimetatakse naist, kellel on meestega nagu chatida, et mis ta nimetus nagu nii-öelda võiks siis olla, on ju. Nii. Mõned minu põhjendused, täiesti platooniline, suvaline, mitte päris inimene minu elus. Noh, nad ei ole päris elus kohtunud. Sest suhtlus puhtalt veebis. Pole kunagi midagi sobilikku olnud. Ta on alati olnud kursis mu suhtestaatusega. Kuidagi midagi kaasa eest ei peitnud ega varjanud. Aga otseselt ei maininud ka, sest mina ka ei tea, kellega mu elukaaslane oma mänguasjus suhtleb ja ei arvanud, et see on oluline. Lisainfoks. Oleme mõlemad hilistes 20-ndates, usklikud ega superkonservatiivsed ei ole. Ja siis on edit pandud, tema vastus kopeeritud ingliskeelne, kuid oleme mõlemad eestlased, lihtsalt omavaheline veidrus vahel ingliskeeles suhelda. Palun väga mõtteid ja tagasisidet just meestelt, et mõista, kas see, mida tegin, oli ikkagi tema usalduse rikkumine. Suhe ise tundub kahjuks olevat täiesti läbi, sest ma olen tema silmis hetkel teda reetnud ning leppida ta ei soovi. Mina saan aru mõlemast poolest. Kui mina näeks, et minu tüübil järsku mingi tšikk kirjutab, ma oleks ka mingi what the shit, aga ma arvan, et lahkumine, või nagu sa jätad kohe maha, on veits nagu, et kas sa otsisid põhjust, et mind maha jätta või nagu see on nii
rutakas otsus või nagu, et ennem istuge maha, rääkige, et kui su naine seletab sulle ära, mis tegelikult on, siis all good, vaata. Samas, eriti kui see tüüp ju seal teisel pool maakera nagu teadis ka, et ta on ju suhtes, et nagu ta lihtsalt, aga samas mehed ikka on küll tegelikult siuksed vingerpussid küll, et nad võivad ikka nagu hakata susima, vaata. Et siis nagu, ma arvan, et noh, ja kui see tüdruk on nagu full võõras ka, onja, siis ma arvan, et ta ikkagi võib-olla nagu veits midagi üritas nagu uurida, et äkki sul on ikkagi natuke halvasti mehega. Äkki, sest et nagu, ma ei tea, miks sind peaks kottima, mis täiesti võõras inimene, kuidas tal läheb. Ma ei tea, see on nii siuke nagu mitmete otsadega saab seda asja nagu, või noh, erinevatest vaatevinklitest saab seda asja vaadata. Et keeruline. Aga okei, kokkuvõttes minu arvamus on see, et lahkuminek ei ole vajalik. Oleks võinud lihtsalt istuda, rääkida, arutada ja kõik oleks hästi olnud, vaata. Jah, kui kõik on nagu avatult laual, vaata, et meil ongi, noh, mul ei ole midagi varjata. Sa tead, et mul on kaaslane, et see ongi täiesti selline platooniline, mitte midagi, pole mingit huvi ka ja kui inimene on kuskil teisel pool maakera, siis nagu what the fucking odds, et te üldse kunagi näetegi, onju. Aga samas, miks siis vaja suhelda ka on, vaata? Ei, nagu ta kirjutaski, et mängualaselt. No ei olnud ja ta küsis, kuidas sul läheb ja see ei olnud ju ainult see, et kuule, viitsid mängida minuga või? See ei olnud ainult see, ta ju hakkas nagu reaalselt nagu, ja ta kirjutas ju eraldi nagu Insta DM-i talle nagu isiklikult. Aga vaata, selle koha pealt jälle on nagu tubli, ta tõmbas kohe ploki peale, vaata, et kui ma näen, et minu kaaslasel on probleem sellega, ma kohe tegelen, onju. Et okei, et teine kirjutas, sa ei saa ju teiste inimeste mingit käitumist või ma ei tea, midagi seal ette ennustada või mis iganes. Aga samas ploki ta pani ju alles siis, kui ta mees nägi. Jaa, aga ega ta ei varjanud ka seda kuidagi nagu, et noh, sest tema jaoks oligi see asi platooniline, et oleks vaata, siis on asi sus, kui sa hakkad seal mingi sneaky-peekid, siukest asja tegema, vaata. Jaa, aga isegi kui sa ise arvad, et kui ta küsiks, siis ma ütleks, aga ta ei küsi kunagi, sa ei küsi kunagi lambist ja mingi oma, nagu istute casuali mingi diivani peal, saad mingi, sa muidu suhtled ka kellegiga veel või? Või nagu sa ei küsi ju kunagi siukest asja, aga siis nagu jah. Et siis peakski olema tegelikult põhimõtteliselt õige käitumismuster oleks olnud selline, käitumismaneer sellel puhul, et ta olekski läinud oma kaaslase juurde, et mul on selline, et see, kellega me oleme siin mänginud, on ju, et ta kirjutas mulle, näed, tekst on siin, davai, vaata. Sa ei pea päris näitama, aga jah, et oleks võinud ju öelda või teavitada, et kuule, mingi, saad sa aru, mingi kunagi mängisime koroona ajal mingite inimestega koos ja lambist nüüd kirjutas mulle, et kuidas mul läheb. Tagad ma vastasin ikka nagu sõbralikust või nagu viisakusest, vaata, vastad. Ja ma arvan, et kui keegi mulle ütleks ja ma oleks mingi, okei, huvitav, mis ta nüüd järsku mingi nagu... Vaata, ise oled selline hull siuke oversharer nii-öelda, nii kui midagi tuleb või keegi kirjutab mingi kohe, nagu, et sa räägid, vaata. Näe, mul oli see mingi teema. Ja siis, kui teine näiteks sellist asja, see on ikkagi tegu nagu sinu inimesega, sa ei räägi, see tegelikult on nagu varjamine ju. Kõik ei pea ka rääkima, kui ta teab, aga see on nii keeruline. Jaa, see on siuke huvitav selline... Aga mul on ikkagi tunne, et see mees lihtsalt otsis vabandust, et ta juba tahtis sind niimine maha jätta. Et kas sa ei jäta siukse asja pärast maha inimest? See on lihtsalt keegi nagu... Samas jah, selle mehe vaatevinklist nagu tema võib-olla oli mingi... Mehel on väga kinnine mõtlemine, vaata, või et ta mõtlebki, et nüüd kui ta nägi, et on need kirjad, siis ta mõtleb raudselt, et te olete raudselt mingi mega pikalt juba rääkinud, sa raudselt petad mind ja, et ta isegi ei lasknud naisel nagu kuidagi nagu õigustada ennast või nagu kaitsta ennast, vaata, et ta kohe läks nagu sellele nagu kaitsepositsiooni, jah. Et see nagu on väga vale. Mõlema poolt veits nagu valesti käitutud, aga ma arvan, et see on nagu veider, et see on kõige lihtsam või nagu kõige väiksem probleem, mida saaks nii lihtsalt lahendada. Jah. Liiga dramaatilised ja drastilised muutused kohe. Kuidagi jah, nii elab. Lühikese sellise etteteatamisega. Nüüd siin on mul natukene üks naljakas seksilugu rääkida ka. Tegelikult on lausa seksilugu me oleme olnud natukene siuksed teistmoodi, et siis... Teistmoodi? Teistmoodi, jah. What the fuck? No räägi nüüd. Esimest korda seksides olin ma üliärevil.
see toimus lahti käival diivanil ja madratsil olid nikotiiniplekid. See on nikotiiniplekk. Ma ei tea, kas on tubakas siis kuidagi nagu märga nikotiinis ei ole tubakat. Nikotiin ongi nagu tubakas ju. Või see nagu ei ole. Nikotiin. Tupsust räägime või me räägime suitsust? Ei, siin on nikotiiniplekid. Ma ei tea, whatever. Äkki on nikoplekid? Ma ei tea. ei ole nikot. See ei ole võimalik. Okei, vahet ei ole nii. Oi. Panin kondoomi peale ja kohe, kui seda tegin, jõudsin teha võib-olla 2 tõuget ning lõpetasin. Tõmbasin ennast kohe välja ja viskasin kondoomi üle pea. Paanikas. Ma ei teadnud, et see lendas tema jope peale, tehes selle jobiga kokku. Mina naersin. Tema lõi mind. Head ajad. Oh my god. Okei. See võttis sõnatuks. Ale edasi läheb veel või? Ei, selline, kuidas sa käituksid? Kui sina oleks see tüüp? Ma ei tea, ma olen naine. Vahest ikka ju mõtled, et kui ma oleks mees, kuidas ma teeks? Mida ma teeks? Ma oleks üheks päevaks mees, siis ma paneks igasuguseid naisi vist. Ma lihtsalt tahaks huvi pärast teada, mis tunne on olla nagu mehe rollis, kui sa nagu akti korraldad. Mitte vägisi ei korralda akti. Ma ei arvanudki seda. Aga kui ma oleks mees ja ma esimest korda oleks vahekorras ja ma nagu tuleks varem, kui ma arvasin, et ma võib-olla tulen, ma ütleks. Mitte ei ütleks. Ma tulin. Ei! Või nagu ma kommunikeeriks seda, mitte ei võtaks kondoomi ja viskaks seda ära ja ei käituks nagu mitte midagi juhtunud. Miks sa nii teed? Naine on seal kuradi kark laiali. Istub käest kinni võtta. Jah. Ei, aga what the fuck? Just ütle ja... Sa olid nii hea, et ma lihtsalt ei suutnud vastu pidada. Vaata sa leiad mingid vabandused, et see naisel on niigi, tema nagu nii ja ilma, et vähemalt siis ütle midagi ilusat talle. Ma ei tea nagu. On ju, või kuidagi... Jah. Aga see on esimene kord, sa oledki vaata ärevil ja siis sa mõtled mingi, oh my god, mingi nüüd tüdruk mõtleb, et ma olen mingi mõttetu mees, vaata. Ja ma arvaks, et mehed vaata mõtlevad üle niisugust asjade koha pealt. Aga kõige lihtsam... Ta viskas selle kondoomi ja viskas selle tüdruku jope peale ka veel. No see on lihtsalt nagu väga... See kujutas ette nagu seda mingi... Jah. Vaata siis, kui märg ja libevad. Jah. Vaat siis ei ole nikotiiniplekk, siis on jobiplekk juba, tead. Jah. Ma ei tea, mis iganes nad siin mõtlevad selle all. Mina naersin. Ma küll ei naeraks, kui mul nii kiiresti nagu lahti läheb ja siis ma olen seal nagu mingi... Mida sa sitsitad nagu? Aga seda mingi väike laps, vaata. Või mitte, ei. Mitte nagu väike laps, aga noored inimesed. Siis nad nagu, ma ei tea, see Agard läheb, vaata mingi. Jah, huvitav. Ma isegi ei oska neid kommenteerida see. Puhas lollus, mõtleks. Puhas lollus. Seksisin tüdrukuga, kellega kohtamas käisin. Olime voodi alutsis täiega hoos, kui järsku liitaki voodi jalad lendasid alused. Kukkusid kohmakad maha ja vajusid kõveraks need jalad. Nii et voodi peaots tõusis umbes 70-kraadise nurga alla. Me kukkusime mõlemad põrandale ikka veel teineteise embuses. Mina ikka veel tema sees naersime kõht kõveras. See rikkus küll meeleolu, aga me mõlemad leidsime selle umbes 6 kuud järjest väga naljakas olevat. No see, need on siuksed good old times, vaata. Ei. Sa ei ole kunagi seksinud nii, et voodialad on katki läinud? Ei. Why not nagu? Mina küll olen. No tore. Ei, mina ei ole. Üldse, ja see viimane on nagu kõige siuke huvitavam. No. Ükskord pärast seksi seksi ajal hakkasin tema rinda imema, ütlesin, vabandust, kas te saaksite piima sisse lülitada, proua? Tema vastu. See oleks soe. Sulle ei meeldiks. Mina. Mulle küll meeldiks. Siis teesklesin, et ta rind on numbri klaviatuuri, vajutasin koodi sisse, ütlesin piip, piip, piip. Siis keerutasin tema nibu nagu nuppu ja küsisin, kas nüüd tuli sisse, mul on janu. Siis imesin tema nibu, aga midagi ei tulnud ja ütlesin, et ei vist mitte. Oh my god, kui jube. Vot see on jube. Kui mees niimoodi teeks, ma oleks vist mingi...
uks on seal. Päriselt või? Jaa! Mul küll ei ole. Ei, kuula. Kui ta on su nagu mingi boyfriend ja te lihtsalt lollitate, vaata, siis on savi. Jaa, ma seda mõtlesin. Aga kas seal oli kirjutatud, kas on nagu, sest et imagine, et sa lähed nagu, keegi uus. Jaa. Ja siis ta hakkab niimoodi tegema, ma oleks mingi... Mis on lihtsalt, et ükskord pärast seksi hakkasid tema rinda. No pärast seksi, see on võib nagu... Isegi kui mu mees niimoodi teeks, ma oleks mingi, mis viga on, nagu see ei ole väike laps. Too piima, tere, mina ostab vahest. Oi, sorry. Ei. See on see mängulisus tegelikult. Mis mängulisus? Ma olen väike laps, kes tahab su rinnapiima. Ei. Tahtsi rollimängu. Sa ju oled näinud neid igasuguseid rollimänge, kus, ma ei tea, mehed tahavad tited olla ja naised ja panevad seal oma... Jah, mine psühholoogi juurde. Jaa. Need vajavad küll ravi. Mitte ära taha kuradi sooja piima juua. Jah. Tõsi rinnast. Krutid nipu seal. Ma tegi veel seal ka piiks. Mine ära raisk! Oh my god. Appikene, ei ma ei... Sulle siuksed mängud ei meeldi? Vaata, see täiega oleneb, kas on nagu täiega minu musu või ei ole, vaata. Kui on ikka nii minu musu, siis ma oleks mingi, okei. Aga kui nagu nii minu musu ei ole, siis ma oleks küll mingi, mine arstile. Aga vaata selles olukorras ka, kui sa oled, et tema on seal mingi, tahab nagu naljakas ja nunnu võib-olla olla, vaata. See ei ole nunnu ju. Ma ei tea, mul oleks siuke ikk. Minu jaoks oleks nagu väga ikk. Nagu väga räme ikk. Jah, muidugi tõesti jah, nagu ma ütlesin, siis see täiega oleneb nagu kõigest. Aga pigem nagu ei. Ja pärast seksi ka veel nagu. Kas meestel ei ole see post-nut clarity, et nad ei taha nagu su nägugi näha põhimõtteliselt? Ei, see on siis, kui see post-nut clarity on siis, kui sa oled mingi võõra sellega. Sa hullult tahad teda nagu sebida. Sul on tegelikult oma naine ja kuradi, ma ei tea, 5 last kodus on ju. Ja sa tahad seda naist nii väga ja sa saad teda selle hetkeni, kuni käib see litakas ära ja siis on nagu mingi mida ma tegin praegu. Nagu, et see ei olnud isegi seda väärt. See tuss ei olnud isegi nii tihe, et ma võiks seda nagu panna. Oh my god. On ju põhimõtteliselt. Jah. Et võib-olla tõesti, nagu, kui sa teed sellist nagu, kui see on teadlik otsus, siis sul ei ole seda post-nut clarity nagu nii. Siis see on vaata kindel otsus. Mitte, et see niisamagi ei oleks. Kui sa lähed kedagi panema, siis see on kindel otsus. See ei ole nagu see, et kogemata kukkusin sisse sulle. Ja naine oli ilusti niimoodi jalatõieli, ootas sind. Sellist asja ei juhtu niisama. Need on teadlikud otsused inimestel ikkagi, on ju. Kui te seal hakata oma kehavedelikke jagama. Teete piimamängu pärast. Juba. Igal lollil oma lõpu, Mina olen küll selline napakas. Ma tean, mulle meeldib, aga mul on see ka, vaata, nagu ma olen kordavalt öelnud, et ma ei tee ühe suhteid. Et siis, kui minul ongi mingi oma inimene, kellega ma... Jah, siis võib-olla ongi nagu funny ja mingi savi, vaata. Sest ma olen ise ka ju igast lollusi teinud seal kuradi... Nagu mehe mängid seal nagu sõidaks autoga. Käiguga. See on naljakas ju. Sul peabki olema väga oma inimene selleks, et sa teed siukseid nalja. Jaa, seda mõtlengi. Ja seda mõtlesin ka juba kohal. Võõrale ma ei hakkaks never. Ma arvan, et kui mina peaks nagu mingit sellist ühe suhet tegema, siis ma oleks nagu mingi meritäht. Ei pea olema alati. Ja ma ei teeks mitte midagi, ma lihtsalt oleks. Et ei pea olema alati ühe suhe. See võib olla ka, kellega sa alles hakkasid semmima, vaata, mingi inimene. Et see koha aga ma alguses ikkagi oleksin täiesti siuke nagu... Siis... sa valain olegi nali. Ei, aga sa ei saa lihtsalt nagu, oleks peab ikka olema natuke nagu, sa lähed kohe sinna, piima saab või? Ja siis sa reaalselt... kuradi friiki ära kohe ja siis... Ja siis see mees ju ongi kohe mingi, kes ongi psaiko ees. Nagu meestele meeldivad psühhid ju. Me võimegi siia niimoodi rääkima jääda. Meestele meeldivad sellised, mitte nagu siuksed konservatiivsed kuradi... Sellised, sa lähed nii äärmusest äärmusesse, see ei peagi olema kas konservatiivne või suge, kes kuradi tahab iga õhtu tissis piima saada. Jaa, muidugi. Seal on ju vahepealne asi ka. Muidugi. Läksid närvi praegu. Ela välja! Anna talle! Kuigi seal on mina. Sulle, jah. Jah, tavai sõbrad.
mul on kõht nii tühi juba. Ja me oleme piisavalt siin plakutanud. Et viinud enda eludega kurssi ja värki ja nüüd hakata rohkem nagu kursis olema, sellepärast nii pikka vahet ei ole. Võib-olla minu elus ka siis toimub midagi huvitavat, et mul on ka midagi rääkida, on ju. Jah. Tegelikult mul tuli praegu üks lugu meelde, ma ei mäleta, kas me rääkisime seda koera asja kunagi, aga seda räägime teine kord. Kuhu on koer maetud? Mida? Kuhu on see koer maetud? Koera asja? See, mis tegelikult juhtus juba suvel, aga me vist ei ole seda siin rääkinud. See, et need kutsud olid. Jaa, seda järgmine kord. Me räägime teine kord teile. See on nii kurb lugu. Kui te tahate kuulda seda koerte lugu, siis kirjutage kommentaaridesse. Koer. Kuhu on koer maetud? Kirjuta, kuhu on koer maetud? Siis saate teada, kas see oli nagu väga traumaatiline, et koer ongi maetud või tegelikult ei ole. Jah. See you next time. Ciao. Ciao.